Milline kohutav saatus tabab Eestisse sattunud jahikoeri Hispaanias? See ei ole okei 21. sajandil Euroopa Liidus, et koertega selliseid asju tehakse. Kui nad tõesti sellised kombed on olemas, siis ma sellest rahvast väga palju ei arvanud. Ma arvasin alguses, et ma saan millestki väga valesti aru, aga see on jõhker. Jahikoerte Hispaaniast Hiiumaale vedaja on rikkunud seadusega kehtestatud loomade veoreegleid, tuvastas Põllumajandus- ja Toiduamet. Mõned kuud tagasi tabati Hiiumaa praamijärjekorrast kaubik, mis oli pungil täis koeri. Kontrolli käigus selgus, et tegu on Hispaania jahituristide koertega, keda Hispaaniast Eestisse jahti pidama transporditi ning kelle transpordi tingimused täidetud polnud. Loomasõprade sõnul on too olukord vaid jäämäe tipp, sest väidetavalt on Hispaania jahimeestel oma jahikoerte suhtes eriti julmad kombed. Taustauuringut tegema hakates ei oleks ma uskunud, et midagi nii õõvastavat leian. Erinevate andmete sõnul piinatakse, hüljatakse ja tapetakse Hispaanias igal aastal 50–100 000 koera. Neid pannakse põlema, murtakse jalaluid, loobitakse happega ning eriti populaarne on jahikoera aeglane ülespoomine. Kuigi esialgu tundus see kõik ebarealistlikuna, leidub meil Eestis 2 naist, kes sealset olukorda oma silmaga näinud on. Siis kui ma selle kõik enda jaoks avastasin, siis see oli päris keeruline minu jaoks ja esimesed hetked ma iga õhtu põhimõtteliselt nutsin ennast magama. Hanna-Karoliine on noor koeraomanik, keda hakkasid Hispaania jahikoerad huvitama mõned aastad tagasi. Kuna mul on omal kodus Itaalia väikehurt, siis sotsiaalmeedias hakkas mulle circa 5 aastat tagasi järjest rohkem sellist hurtega seotud informatsiooni ette tulema ja mingi hetk ma siis tabasin, et on Hispaanias ühed hurdad, tegemist on jahikoertega, keda siis pärast jahijooaega veebruari alguses hüljatakse. Nad kas siis lõpetavad tänaval või siis hukatakse kuskil jubedal moel. Lisaks Hispaania hurtadele ootab sama saatus ka Podenco tõugukoeri. Just need 2 tõugu on peamised, keda väärkoheldakse ning kelle jaoks on loodud eraldi varjupaik Calgos del Sol, kus Karoliina vabatahtlikuna tööl on käinud. Sealseid koeri oma silmaga nähes ei olnud enam kahtlustki, kas hirmuäratavad kuulujutud vastavad tõele. Seal oli palju koeri, kellel olid kas kuulihaav või kuulihaavad keres peas ja samas oli ka selliseid, kellel oli siis 3 jalga ainult. Et siis ma lihtsalt käisingi nende loomade boksides ja istusin nende juures ja jälgisin, et kuidas nad tunnevad ennast minuga olles. Ja huvitav oli see, et esimene päev, kui ma läksin sinna ühe looma boksi, ta ei suutnud mulle isegi otsa vaadata, et ta pissis ennast täis, ta surus ennast vastu seina, ta tahtis kõik teha, et sealt põgeneda. Vanade Hispaania traditsioonide järgi levib uskumus, et mida piinavamal moel jahikoer sureb, seda parem tuleb järgmine jahihooaeg. Koerte piinamiseks ja hülgamiseks leidub aga ka teisi põhjuseid. Kui võtta lahti näiteks mingi Hispaania müügikuulutuse portaal, siis seal on näha kalgokutsikad on 20 €. Jahimehel on lihtsam osta uue jahihooaja alguses see kutsikas endale koer ja siis teda üleval pidada seni, kuni temast kasu on ja siis ta ära visata või ta ära tappa. Jahihooaeg lõpeb veebruari alguses ja siis hakataksegi järjest rohkem teada andma nendel tänaval olevatest koertest, kes on lihtsalt lastud siis jooksma sinna kuhugi. Samas on ka selliseid, kes on seotud kuhugi posti külge kinni, jäetud kuhugi täiesti asustamata kohale enda surma ootama. On ka selliseid, kes lihtsalt puuakse kuskil oliivipuu külge ülesse. Hispaania jahikoertega toimuv tuleb üllatusena ka Eesti jahimeestele. Kümned tuhanded loomad, ma ei usu seda, minu aju keeldub uskumast. Ei ole meie asi neile minna elamist õpetama. Ja mina ei taha, et need hispaanlased tuleks meile ka elamist õpetama. Ma ei läheks mitte kunagi härjavõitlust vaatama. Minu jaoks on see, mis siis, et see on traditsioonid, aga ei ole ka meie asi nüüd öelda neile väljapoolt, et te ei tohi enam härjavõitlust pidada.
just jälkide ja veriste traditsioonide tõttu kahtlustavad Eesti loomasõbrad, et ka siin jahil käinud koerad võivad kodumaale naastes oma elu väga kurvalt lõpetada. Just tekkiski see küsimus, et huvitav, mis nendest koertest saab, kes siis siin käisid jahil. See, mida mina nägin videost, mille kohta öeldi, et koerad olid halbades tingimuses, need olid toidetud, joodetud koerad, kes olid ülirõõmsa olekuga. Teil on omal ka koer? Siis kas te olete seda videot näinud? See koerad on niimoodi, et Jackson, laske meid välja, me hakkame jahti pidama. Neil olid kõhud täis, nad ei olnud nad näljased, kindlasti olid nad vett joonud, seal olid veekanistrid, asjad näha selle video. Need koerad olid, neid võib-olla palju ühes puuris veel, jahikoeral on jumal ükskõik. Tuleb välja, et iga aastaselt läheb jahituristide koeri Eestis kaduma ning on juhtumeid, kus mõni koer jäetakse ka siia maha. Nii juhtus ka sel aastal, kui üks Hispaania jahikoer kodutuna Saaremaale ringi ekslema jäi. Kuidas teieni jõudis see info? Ma nagu siin tegelen vaikselt nende koerte päästmisega ja tavaliselt inimesed kõik nagu suunduvad minu poole just. Nagu selle teemaga, et kui on kusagilt kedagi leitud, sest ma ise kasvatan inglised ettereid, kes on need samad jahikoerad, linnukoerad. Aga see on ikkagi nagu iga-aastane probleem, et neid... Jaa, see on nagu iga-aastane probleem. Kas need jahimehed annavad kuskile teada, et mul nüüd üks koer kadus ära, et kui keegi näeb, et siis siin on minu kontaktandmed või neil on täitsa ükskõik, et neil on neid koeri nii palju ka, et neil ei ole vahet, kui see üks sinna metsa kuskile maha jääb? Pigem ei ole mina tähele pannud, et nad ise neid koeri otsiksid. Kui keegi ongi nagu sellist koera nagu näinud, siis me üldjuhul oleme nagu jahiseltsi poole nagu lasknud inimestel nagu pöörduda, et üldjuhul ikkagi nemad teavad, kelle koer see on, aga kui nüüd ikkagi see jahihooaeg läbi saab ja keegi nüüd nendest nagu maha jääb, siis see on nüüd vähe usutav, et keegi hakkab neid nüüd siin kohalik neid Hispaaniasse või Itaaliasse kuskile eraldi saatma. Ega keegi ju ei tea, mis nende saatusest saab. Siin nad oleks nagu nähtamatud koerad, sellepärast, et keegi ju nagu ei fikseeri. Palju neid siit tegelikult tuleb, eks ju, ja palju neid siis lõplikult siit ära läheb. Jahiseltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul pole maha jäetud koerad jahiseltsi ega jahiturismi korraldaja vastutusalas. Ei, kes organiseerib jahiturismi, see vastutab olugu eest. Inimest ise peremehed vastutavad ise oma nende koorte eest, et siin ütleme sellel korraldajal ei ole selle koha pealt üldse vastutust. Kui Eestis lasub vastutus omanikel ning juba transpordinõuete mitte täitmisel tuleb omanikel maksta suur trahv, siis Hispaanias on veidi teised lood ja seal võivad omanikud praktiliselt karistamatult tegutseda. Sest Euroopa Liidu liikmesriikides on koduloomade heaolu iga riigi oma vastutus ja liidu seadused ei võimalda olukorra parandamist. Ja me oleme Euroopa Liidus, kus on justkui reeglid kõige kohta, aga see, kuidas seal koeri väärkoheldakse, et sellele nagu ei vaata keegi sealt Brüsselist otse selliste lahtiste silmadega. Hispaanias elava ning anonüümseks jääda sooviva Eesti diplomaadi sõnul veel valgust tunneli lõpus ei paista, sest valitsus probleemi ei tunnista. Põhjus võib olla ka selles, et valitsuse liikmed on ise jahimehed ja jahikoerte pelgalt töövahendina kasutamine on väga sügavalt juurdunud. Küll aga annavad lootust peale kasvavad noored. On ka järjest rohkem on noori hispaanlaseid, kes on seda probleemi teadvustanud ja järjest rohkem seal ka võetakse neid loomi, et eks nad võib-olla tunnevad ka kuidagi sisimas seda vastutust selle vanema põlvkonna eest, mida nemad on korraldanud. Kas pole mitte meie kõigi kohus vastutada selle eest, et jahipidamine oleks eetiline ning et loomi koheldaks samamoodi, nagu me kohtleme oma pereliikmeid?